3 minutit lisaaega, palun. Nii, ma pean alati alustama lihtsatest asjadest, et tuleb uskuda teadust. Uskuga nüüd teadust, palun. Teaduslik fakt on see, et CO2 ei ole mürk, vaid on rohelise planeedi toimimiseks vajalik komponent meie atmosfääris. Ei ole mürk, sellega ei ole vaja võidelda. Teine teaduslik fakt on see, et CO2 ei ole praegu atmosfääris liiga palju. Vastupidi, ajalooliselt on sedasi, et planeedi Maa ajaloos viimased 500 miljonit aastat me oleme praktiliselt ühel kõige madalamal tasemel üldse. Ja kui ta veel läheb siit madalamaks see tase, siis hakkab roheline loodus maakera peal välja surema ja sellega seoses kogu elu maakeral välja surema. Atmosfäärist moodustab CO2 0,04% ja nii-öelda inimtekkeline osa sellest on 0,002% ja see on ümardus ülespoole. Teaduslik fakt on see, et maailm ei upu. Ei ole niimoodi, et saared jäävad vee alla ja rannikualadelt inimesed paanilise kisaga põgenevad. Seda ei eksisteeri, seda pole. Teaduslik fakt on see, et kõrbed ei laiene, vastupidi, viimased 30-40 aastat on kõrbealad vähenenud kõikides nendes piirkondades, kus inimtegevuse tagajärjel ei ole toimunud üle raiumist või üle karjatamist. Loomulikus olekus kõrbed vähenevad, sest et CO2 on taimede toit ja taimede siis kasv on sellest soodustatud. Ja ei sula ka poolused. Ka see on teaduslik fakt. Ei sula poolused, vastupidi, lõunapoolusel on rekordkogused jääd jälle. Nüüd, mitte ükski, mitte ainuski kliimapanikööride ehk ennast nii-öelda kliimateadlasteks nimetavate šarlatanide prognoos viimase 30 aasta jooksul ei ole ligi lähedalegi tõeks osutunud. Kõik on vale. Nii see, kui kiiresti me liigume, kui see, kus suunas me liigume, kui üldse see, missuguses mahus me kuhugi liigume. Kõik on vale. Nii see kliimapaneel ÜROs kui eraldi erinevad nii-öelda uuringud, kõik on valeks osutunud. Täielik pula. Mitte midagi sellist, millega meid kogu aeg on hirmutatud, ei ole juhtunud, ehkki oleks pidanud juba ammu juhtuma, eks ole. Me kõik teame neid lugusid, mida Greta meile karjus, kuidas meil on veel 15 kuud aega, et päästa planeet. No ja siis läks 15 kuud mööda ja veel 15 kuud mööda. Mitte midagi ei ole juhtunud. Me mäletame, kuidas tollane prints Charles ütles, et aastani 97 on üldse aega ainult planeet päästa. No tuli aasta 97, tuli aasta 2007, nüüd on 27, varsti on käega katsuda. Mitte mingit paanikat, mitte midagi sellest, mida ta ennustas 97. aasta, ei ole juhtunud. Miks siis seda juttu räägitakse? Sellepärast, et meile müüakse suurt valet. Ja meile müüakse suurt valet selle jaoks, et meilt ära võtta suur raha. Anna raha, muidu kõik surevad. Muidu sina sured, loomad surevad, nunnud jääkarud surevad ära, nunnud ülged surevad ära, päris maalased kuskil väikestel saartel Vaikses ookeanis kõik surevad ära. Anna kähku raha. Nii nagu Lehtme meile siit puldist ütles, anna raha, ära küsi, anna raha. Ja väga paljud inimesed kardavadki, ongi hüsteerias. Järgmine kõneleja siin, noor inimene, ongi aetud täielikku eksistentsiaalsesse ängi, ahastab, muretseb, mis meist saab. Ei ole vaja. Ei ole vaja üldse muretseda, mis meist saab. Kõik on hästi. Planeediga on hästi, CO2-ga on kõik hästi, kõik on hästi. Miks ma seda räägin? Seepärast, et eesmärgi püstitus võidelda CO2-ga on vale. Ja sellepärast ma alati kritiseerin kõiki neid inimesi, kes hakkavad rääkima, et ei muidugi me tahame vähendada CO2 ja muidugi me peame neid kliimaeesmärke täitma, aga praegu on see liiga kalliks läinud ja inimestel on sotsiaalmajanduslikud mõjud liiga rasked ja lükkame natuke edasi ja teeme laugemalt. Ei ole üldse vaja teha. Ei ole vaja võidelda CO2-ga, sest et see on võitlus elu kestmisega planeedil Maa. See tuleb ära lõpetada. Selles mõttes see eelnõu on väga selge. Lõpetame selle CO2 tagakiusamise ja väljajuurimise ära. See on ohtlik tegevus. Lisaks sellele ajab see meid pankrotti, see teeb meid vaeseks. See ongi ju olnud asja eesmärk. Meilt kõigilt raha äravõtmine ongi olnud asja eesmärk. Nüüd, eelnõu ise on üsna lihtne. Täiesti kooskõlas Euroopa Liidu enda regulatsiooniga on võimalik lõpetada ära CO2 trahvi meie majandusele, meie inimeste rahakotile. Siin ei ole midagi keerulist, see ei ole mingisugune, ma ei tea, Brüsselist me saame ettekirjutused ja trahvid ka. Ei.
See on kõik kooskõlas Euroopa Liidu enda reeglitega. Kui Euroopa Liit peaks meile ütlema, et ei saa, makske edasi ennast vaeseks, no siis tuleb edasi mõelda, kas me lihtsalt otsustame eirata nende reegleid või astume Euroopa Liidust välja. Igal juhul on see mõistlikum, kui ennast vaeseks maksta asja pärast, millel puudub igasugune põhjus. Nii et minu meelest on siin asi väga lihtne. Tuleb toetada eelnõud. Suur tänu.